Härra Vähi, kas see puu, ilus jõulupuu on teil endal metsast toodud? Ei, aga see on Valgast pärit. Tallinna ümbruses nii ilus, et kuuski ei ole. Te olete ikka tõeline Valga patrioot, ma vaatan. Mul on tunne, et ega teile ei maksaks vist midagi. Kui kodukant tagasi kutsub, te läheksite vist siit Tallinna turvalisusest ka sinna tagasi. Valga mulle meeldib. Tallinnas on elatud 5 aastat. Sellest 5 aastast 4 aastat siin selles korteris, aga 1 aasta Lohusalus. No kui rääkida sellest korterist siin Tallinna kesklinnas, no see on see maja, millest on väga palju räägitud. Nüüd lõpuks televisioonivaatajad näevad siis ka ära, mida see endast kujutab see kuulus või kurikuulus Roosikrantsi tänav. Teie naabritest on juttu olnud, siin elavad härrased Savisaar ja Väljas ja härra Toots ja paljud teenekad inimesed, kes on auga selle koha välja teeninud, aga kui rääkida konkreetselt teie korterist, siis arvatavasti on need jõulud selles korteris teie jaoks viimased. Nagu öeldakse, roosid ja krantsid. Ja ilmselt on need jõulud siin korteris viimased, aga mulle on meeldinud see korter ja abikaasa lapsed on teinud selle korteri ubaseks. Natuke kahju on lahkuda. Aga lahkuda tuleb, omanik pretsib peale? No, põhimõtteliselt üks peremees peab hoolitsema oma perekonna eest ja saama hakkama igas olukorras, muidugi oma vahenditest. Räägiksime nüüd veidi niisugustel tõsisematel teemadel, härra Vähi, teiega. Te olete parteiliider, te olete Tallinna linnavolikogu esimees, isegi ei tea, kust otsast alustada. Möödunud aastal selles samas saates me kohtusime teiega luksuslokaalis Gloria, siis te valutasite koos Andrus Öövliga südant Tallinna turvalisuse pärast ja lootsite, et selle aasta jooksul linn tänu linnavolikogu meeleheitlikele pingutustele selles suunas muutub turvalisemaks. Mis teil siis tegelikult Tallinna heaks volikogu esimehena on õnnestunud sellel lõppeval 94. aastal teha? No kõigepealt esimene turvalisus volikogu kaudu või volikogu korrakaitsefondi kaudu on korrakaitse jaoks antud 10 miljonit krooni. Ja samas peame ütlema, et kord ei ole läinud paremaks. Ilmselt on see positiivne efekt selles, et on hoitud ära veel halvem kord. Et ei arva, et raha on tuulde loobitud siis? Kindlasti mitte. Korrakaitse on ja jääb probleemiks Eestis, probleemiks Tallinnas. Aga Tallinnas on tegeldud ka paljude muude asjadega. On remonditud tänavaid, parandatud katuseid. Me oleme saanud linnateatri võrra rikkamaks ja Estonia puieste 10 koolihoone võrra. Järgmisel aastal tuleb sinna panna võrdlemisi palju raha peale. Härra Vähi, no öeldakse, et Tallinna linn on juhitamatu. Tähendab, et ükskõik keda valida sinna volikogu esimeheks, varem või hiljem põlevad läbi seal kõik. Teie olete siiski nii-öelda paigale jäänud, aga kas mingit kõrbelõhna on tunda, tunnete te tüdimus? On see koorem liiga raske tegelikult? See tees, et Tallinna linna volikogu kõrbeb oli võib-olla mõni nädal pärast valimistulemuste välja kuulutamist, kus öeldi, et see volikogu koosseis ei ole võimeline töötama, kuna seal on väga palju prominente ja teiseks ka rahvuskoosseis ei ole õige, on liiga palju muulasi. Aga ka nendes tingimustes me oleme omadega päris hästi hakkama tulnud ja volikogu on asjalik ja see, et seal on palju prominente, see tähendab isiksusi, see ei tee asjale kahju. Muidugi sellised isiksused, nad ei ole juhitavad selles mõttes, et hommikul rivistad üles ja annad kõikidele päevakäsud kätte ja õhtul kontrollid, mida nad teinud on. Aga nendel on jällegi nii palju erakordset mõistust, et selle mõistuse kaudu juhtimine on väga huvitav ja volikogu on asjalik, töötab asjalikult. No vaatamata sellele kõigele nendele reveransidele, mida te volikogu aadressil praegu tegite, ma saan aru, et te üldiselt oleksite siiski õnnelik, kui märtsikuu teid sellest üllast ametist vabastaks. Tegelikult volikogus töötamine mulle meeldib, aga ma esimene kord olen töötanud mitte täitevvõimu struktuuris ja seoses sellega võib-olla tõesti nüüd 1,5 aastat juba oldud, võiks proovida uuesti täitevvõimu. No see aastalõpuaeg Eesti poliitilises elus on olnud suure armastuse ja abielude liitude aeg, nii-öelda love and marriage. Ma pean ka teid õnnitlema liidu puhul, liitu astumise puhul Arnold Rüütli, kes on siis Koonderakonna ja
te ütlete mulle nüüd ette, kuidas... Koonderakond ja Maarahvaühendus on valimisliidu nimi. Nii, no arvate, et see on nüüd siis selline liit, mis nii-öelda märtsikuus valimistel platsi puhtaks lööb? Me tahame saada võimalikult head valimistulemust, aga me ei taha mingil juhul platsi puhtaks lüüa. Plats ongi juba piisavalt puhas ja plats tuleks täita kompetentsete inimestega. Aga jaa, praegu on liitude tegemise aeg ja see võib-olla näitab üldse uut aega Eesti poliitikas. See on koostööaeg, tolerantsuse, kompetentsuse aeg ja tõesti Maarahvaühendusega liitudes me tahame seda poliitikat ellu viia. Aga veel Maarahvaühenduse liider on Arnold Rüütel ja üldse Eesti poliitikas on sellise usalduse või usaldamatuse küsimus. Ja kui Arnold Rüütlile anda kätt, aga poliitikud ikka peavad andma üksteisele kätt, see on tunda sellist head mehe kätt, see loob usaldust. Mõningatel poliitikutel seda ei ole. No, härra Vähi, teil on olemas ju loomulikult mingisugune prognoos märtsikuuks. Loodab siis Koonderakond nüüd tänu liidule Arnold Rüütli parteiga tegelikult tulla reaalselt võimule? Ma arvan, et ei ole päris õige tänu liidule Arnold Rüütli parteiga, vaid tänu sellele, et Eestis on tarvis asjalikku poliitikat, on tarvis kompetentsust, koostööd ja kodurahu ja ma usun, et peale märtsi see valitsev liit ei ole mitte ainult Koonderakonna ja Maarahvaühendus, kuhu on lisatud siis pensionäride ja perede liit, vaid see on tunduvalt laiem liit ja kindlasti tahaks, et sinna kuuluksid veel mõned parempoolsed parteid, näiteks Siim Kallase Reformierakond, näiteks parempoolsed, aga võib-olla nad kõik ei kuulu sinna. Kuulge, mulle tundub, et kõik need parteid, mida te siin praegu üles lugesite, et nende liit lõppude lõpuks moodustab üks kommunistlik partei suur, nii nagu oli omal ajal, saate aru, kus siis hiljem räägitakse, et olid erinevad parteid. Te püüate nii-öelda ühitada ühitamatuid asju. Milline on siiski šanss, et tekib ka liit Kallase ja Vähi vahel? Üsna suur, sellepärast, et meil ei ole programmilisi erinevusi, teiseks meil ei ole isikute vahelisi konflikte ja tänu sellele selline liit on üsna reaalne. Härra Vähi, no teid on süüdistatud selles, et teil on niisugune autoritaarne stiil ja meenutatakse vanu aegu, kus te olite Valga autobaasi direktor ja seal mingite kolonni autojuhtidega rääkisite mingisugusel sellisel toonil, et umbes teie oponendid väidavad jätkata seda sama liini. Kuid siiski on hämmastav Koonderakonna puhul see, et tegelikult on see ju erakordselt kirju seltskond. Kuidas teil õnnestub neid inimesi omavahel koos hoida? No need, kes räägivad autobaasi juhtimisest, ei ole kunagi autobaasi juhtinud ja seoses sellega nad on just kompetentsed sellel alal. Mis puutub Koonderakonnasse, siis mulle meeldib see seltskond sellepärast, et seal on hästi palju oma ala kompetentsed inimesi, näiteks Endel Lippmaa, näiteks Talvi Märja, Andrus Öövel, Riivo Sinijärv, Peeter Loorens, Jaak Tamm ja teised. Ja kahtlemata neid isiksusi mingil juhul ei ole võimalik juhtida sellise otsejuhtimise meetodil. Raudse rusikaga. Raudse rusikaga. Siin on tarvis just sellist mõistuslikku juhtimist ja see mõistuslik juhtimine tähendab seda, et Eesti tuleviku edukuse määrab see, kui palju me suudame koondada mõistust Eesti eesmärkide täitmisel. Mul on hea meel, et Koonderakond, avatud partei, on suutnud palju mõistust enda juurde koguda ja tavaliselt sellised isiksused, nad ei ole juhitavad, aga nad on võimelised tegema koostööd ja Koonderakond teeb koostööd. On Koonderakond valmis ka selleks, et neid valimiseelseid lubadusi, mida praegu ju loobivad vasakule ja paremale kõik parteid, kõik valutavad südant küll pensionäride, küll noorte perede, küll kurat teab mille pärast. On teil tegelikult taga tõesti see usk, et te suudate seda, mida te praegu rahvale lubate, ka tegelikkuses täita, kui tulete võimule? Me ei tea ühtegi lubadust, mida me oleme andnud ja mida me ei ole täitnud. Ja me ei tea ka ühtegi lubadust, mida me praegu oleme andnud ja mida me tulevikus ei täida. Tänan teid, härra Vähi, tahaks loota head vana aasta lõppu teile. Kõike head ja kõikidele eestlastele head uut aastat, usku, lootust.